Delfi vormel 1 podcast ringiga ees. Stuudios on saatejuhid Kaspar Ruus, Kaspar Kütt ja vormeliekspert Tarmo Klaar. Ja tervist head kuulajad, käes on 12. märts, kell on 18.17 ja üle mitme kuu on eetris taas saade ringiga ees, sest et mõned kuud on mööda läinud ja maailma rikkamad võidusõitjad hakkavad jälle omavahel võidu sõitma. Minu nimi on Kaspar Ruus, minu ees istub vormeliekspert Tarmo Klaar. Tere! Ja paremat kätt ikka, ise hakanud F1-fänn Kaspar Kütt. Ikka, tere! Hooaeg ei ole kaugel, ülehomme reedel on esimene vaba treening aastal 2025. On teil hea meel F1 tagasi või viitsi ikka veel? Ei tead, üldse ei meeldi mulle see, et F1 tagasi on. Ei meeldi. Väga... Seda on hea saates välja. Ja, tegelikult väga hea meel on küll ja just ennist Tarmole ka mainisin, et kuidagi nagu kiiresti läks ikkagi see talvepuhkus, et võib-olla asi selles, et meil on vähem aega siin 2 hooaja vahel, kui võib-olla minevikus on olnud, või siis tõesti igatsus on juba nii suureks läinud, et ei tundunud see, mis ta oli siis 3 kuud, ei tundunud üldse nii pikk aeg, kui tegelikult oli, et ainult hea meel, et juba varsti saame näha jälle vormelit. Minul oli nii ja naa, et mingi periood tundus, et see asi venib nagu härja ila siin, see paus, aga nüüd tundub, et jube kähku jõudis kätte ja hea meel on muidugi sellepärast, et kohe hakkame rääkima sellest, et kuigi väidetavalt on just kui vanade reeglitega viimane hooaeg 2026 tulevad uued reeglid, aga ka imet minu spikri peal on siin kirjas vähemalt 10 punkti, mis selleks hooajaks muudetakse ära. Mul on 7. 2 peale kokku 17. Äkki kattuvad. Äkki ei kattu. Veelgi parem. Oleks veel parem, jah? Mina vaatsin ka väga. On siin vahepeal saanud ka natuke F1 kajastada. Teen kohe reklaami ära. Õnnestus veebruari lõpus teha väike intervjuu ka Alpiini bossi Oliver Oaksiga, rääkida Paul Aroni teemadel. See on ka siuke huvitav protsess, et umbes paar kuud läheb aega ja siis õnnestub 10 minutit kätte saada. Aga arvestades, et hooaja väline aeg ja F1 boss ja Eesti ei ole ju F1 hetkel põhikohas esindatud, et üldse oldi nõus rääkima. Arvestades seda, et nagu mulle tundus, siis sisuliselt tiimi boss Oaks siis keset testingut leidis sinu jaoks need 10 minutit. See oli Bahreini testi 3. päeva pärast lõuda. Et samal ajal on, ma ei tea, Ocon, Gasly või Tuhan rajal on ju ja siis räägib hoopis ühe suvaka Eesti ajakirjanikuga, et päris hea ju. Jaa, aga päris muhe vend oli. Brit nalja viskab, normaalne mees. Nagu Brit ikka. Ja sellega tuli minul see suur haip tagasi, et nüüd saab jälle F1 näha ja mis mulle veel meeldib, Austraalias hakkab lõpuks jälle F1, mis oli nii põhiliselt eelmisel 10. vist. Ja. Nojah, see on siuke nagu, täpselt nagu minu lapsepõlvest tuleb meeldes, et alati algab Austraalias, nagu reegel kuidagi ja Austraalias reeglina on ka väga head sõidud, nii et jah, on mida oodata. Nii, mina kui nüüd saatejuht küsin, millest me alustame? Hakkame neist reeglimuudatustest pihta, et ma arvan, et sel aastal tuleb üksjagu sellest juttu, mis asi on see lühend TPC, mis sai väga, ütleme, suure tähtsuse omandas äkki eelmise hooaja lõpus. Varem sellel teemal väga ei räägitud üldse, aga mis asi see siis on? See on ingliskeelne lühend Testing Previous Cars. Ja mis siis tähendab, räägitakse vähemalt 2 aastat vanad autod, isegi Briti, ütleme, autospordi pressis kirjutatakse sellest, aga see on tegelikult pooltõde. Reeglite järgi see TPC ehk siis eelmise põlvkonna auto tänase päeva seisuga on siis auto, mis pärineb kas 2023. aasta hooajast, 22. aasta hooajast või 21. hooajast. Kui ta on vanem, siis ta on juba historik. See on juba hoopis midagi muud. Aga miks see TPC nüüd nii tähtis on, see Testing Previous Cars? Kuni selle aastani oli piiramatu, kui palju sa võisid testida ja kes võis testida. Ja jälle, sellest ma mäletan eelmise hooaja lõpus sai ka räägitud, et kõige kurja juur on jälle keegi muu kui Max Verstappen. Üllatus. Üllatus, kes seoses Red Bulli hädadega seal eelmise hooaja esimese kolmandiku järel käis seda TPC autot testimas Imolas. Aga nüüd tuleb lahti seletada, et
mida see testimine siis tähendab? Osa inimesi arvab, et seal nad saavad nüüd mingeid uuendusi proovida ja kõik ei. Vähe sellest, et need on siis antud juhul siis 23., 22. või 21. aasta autod, siis üks oluline asi on see, et mis on tehnilistes tingimustes või võistlusmäärustikus pigem kirjas, et nendel autodel tohib kasutada ainult neid detaile, mida kasutati tollel hooajal. Nii et mitte midagi uut sinna külge kruttida ei tohi. Aga nüüd milles seisneb see, et sellest TPC-st nii palju juttu on ka, ütleme võidusõidu meedias üldse tänasel päeval ja et Ferraris näiteks on siis võistluspiloodid oma selle eelmise põlvkonna auto kilometraaži täis sõitnud, ehk siis Lewis Hamilton ja Charles Leclerc. Nimelt, kui nähti ära, et see annab lisavõimaluse tegelikult kätt soojas hoida ja meeskonda treenida, siis otsustati piir peale panna ja nüüd sellest hooajast siis kehtib selline reegel, et ametlikud võistlussõitjad, ja mina lugesin välja reeglitest ka selle, et see sõitja või sõitjad, kes on kinnitatud ametlikuks asendussõitjaks. Aga see iga etapp muutub või ta võib muutuda? No see võib muutuda, aga kogu selle kamba peale kokku on lubatud siis 1000 kilomeetrit ja mitte rohkem kui 4 päeva jooksul. Kogu selle kamba peale kokku, mitte iga sõitja peale kokku. Ja nüüd oligi näiteks Ferraril läks seal üks päev läks raisku vähemalt Fioranos, kui oli märg, ei saanud väga palju seal vurada, siis Hamilton sõitis seina, üks päev Leclerc ei saanud väga autoga sõita ja siis neil lõpuks jäigi suhteliselt vähe aega. Aga mis on oluline, millest nüüd aina rohkem on rääkima hakatud, et see eelmise põlvkonna autodega testimine või treenimine, miks see veel oluline? Oluline tegelikult ta selleks ka, et see sama 3 kuud, mis pausi on ilma võidusõitud, et tegelikult kogu see meeskond, kes seal teenindab autot boksi peatuste ajal, nemad peavad ka selle rooste maha raputama. Aga nüüd jõuame siis selleni, miks see meile oluline on. Paul Aron, teatavasti Albiini üks, nimetame siis varusõitja eesti keeles, loodetavasti mina ütlen niimoodi, mõni on vihastanud ma peale, ma tean, et muidugi nüüd on nüüd on hästi, nüüd ei saagi sõita, nüüd on hästi. Ei, minu meelest on just hästi see, et kui teda selleks ametlikuks varusõitjaks etapile kinnitata, siis on nüüd niimoodi, et kui varem oli piiramatu arv päevi, palju sa võisid sõita, nii palju kui võistkonna rahakott kannatas, sellepärast et selle eelmise põlvkonna autoga sõitmine ei lähe eelarve lae alla. Eelarve lagi minu meelest tänasel päeval on kas kõikide võistkondadel, see on kindlasti kõigil võistkondadel, kas on 130 miljonit? 135 äkki? Kas 135 või 130? Aga nüüd selle eelmise põlvkonna autoga sõitmine sinna alla ei lähe, aga piirati see ära, et vähe sellest, et siis need põhisõitjad tohivad selle eelmise põlvkonna autoga testida kalendri aasta jooksul maksimaalselt 1000 kilomeetrit ja mitte rohkem kui 4 päeva, siis üldse kokku selle eelmise põlvkonna autoga tohib testida 20 päeva. Nii et nüüd, ütleme, nii mõni võistkond on selle 4 päeva ära kasutanud, mis tähendab seda, et siis sellistele uustulnukatele, nagu on Paul Aron, kes ei ole sõitnud rohkem kui 2 etappi, reegel on selline, sul peab olema superlitsents ja sa pead siis olema nii vähese kogemusega kui maksimaalselt 2 vormel 1 võistluse etappi. See kõik on täidetud Aronil ja nüüd teoreetiliselt on järgi siis see 16 päeva. Nii et põhimõtteliselt võiks ju Alpiin sõidutada siis muulgas Aronit kõik need 16 päeva, aga siis on veel see piirang ka, et vähe sellest, et mingeid uuendusi ei tohi autole külge panna, ei tohi selle autoga testida ka siis sellel rajal, kus tuleb etapp sellele etapile lähemal kui 60 päeva. Need on ka siis need reeglid. Aga jah, sellest on nüüd aina rohkem räägitud, et võistkonnad kasutavadki seda väga palju eksponeerita, kus nad sõidavad ja millal nad sõidavad. Aga just see, et ka mehaanikutel see rooste maha raputada, et uuesti see rutiin jälle sisse saada, harjutatakse täisvõistluspikkust, boksi peatused, üks asi veel, peab kasutama spetsiaalrehve selleks, need ei ole need, mis on võistlusnädalavahetusel kasutusel. Aga sinna testi alla ei käi ametlikud rehvitestid, on ju? Need on eraldi. Need on eraldi. Ja Paul Aron sai ju eelmise nädala alguses. Just. Ja kui sa selle võtsid teemaks, siis üks tuttav mul ütles, et ta selle Hirakawaga oli seal kümnendik aeglasem. Ma ütlesin, oot, kuule, see oli rehvitest.
Rehvitest tähendab seda, et autoseaded on ette antud. Seal ei otsita võistleja kiirust. Võistleja peab olema kiire ja stabiilne, et üldse mingisugune adekvaatne tagasiside tuleks. Aga seal testitaksegi rehve ja meie ju ei tea, mida nad seal testisid. Need olid järgmiseks aastaks rehvid. Ja seda ei öelda ka väga. Ei kaugel sellest, aga mis oluline, kui vaadata seda ringide arvu, mida sõitis Hirakawa, mida sõitis Paul Aron, siis see oli sisuliselt identne, paar ringi oli vahet, nii et jumal tänatud, Paul täitis oma kohuse korralikult. No absoluutselt. No väiksed reeglimuudatusi veel, ma tulen nii-öelda lihtsama teemaga, millest ma rohkem aru saan. Räägime, punktisüsteem on natuke muutunud, 1 punkt võeti ära. Seda võib vist pidada Daniel Ricciardo reegliks. Tema lõplik nii-öelda pärand vormel 1 sarjale, midagi sai antud ikka, jah. Et ühesõnaga lisapunkti enam kiirema ringi eest ei saa. Ja põhimõtteliselt jälle Red Bulliga seotud. Jälle, ja aitas ju Verstappenit. Täpselt, jah. Kõik asjad viivad ikka Verstappenini. Kui me siin räägime Aronist, siis veel nii palju, et nüüd on igal tiimil kohustus siis mõlemas autos 2 korda noorsõitja istutada vaba treeninguks. Ehk siis võib ka rohkem, aga 4 vähemalt siis. Just. Ja üks see Jaapani GP-l saab vist Hirakawa. Kindlasti. See on välja kõigatud. See õigati juba välja, jah. Ja no siis äkki 3 näeme Aronit vähemalt. No lootus sureb viimasena. No Auks ütles ise ka, et kindlasti ta saab, aga kus ja millal, eks seda me peame veel edasi ootama. Jah, aga siis on jälle huvitavad uuendused sellised, et auto miinimumkaalu on nüüd tõstetud 2 kilogrammi võrra ja seda siis sõitja kaalu arvelt, et siin on aastaid ju juttu olnud sellest, et autode miinimumkaal on liiga madal, et just tänu sellele rohepöörasusele need hübriidautod, nad on ju 200 kilo raskemad, kui nad olid enne seda, kui hübriidajastu tuli. Ja püüti kogu aeg, tähendab, autospordis ju teatavasti kaalutakse autot koos sõitjaga ja miinimumkaal on ette antud. Ja nüüd on siis reeglites kirjas, kui eelmisel aastal oli veel sõitja miinimumkaal ja seda mõõdetakse siis kogu sõitja varustusega ja istmega. Oli 80 kilogrammi, siis nüüd on see miinimumkaal 82 kilogrammi. Selle võrra siis on see 798 pealt 800 peale see auto miinimumkaal tõstetud. Aga üks huvitav reegel tuli juurde, mis on, ma saan aru, et sel aastal on soovituslik, kuidagi mingi siuke hämara jutt oli seal, aga järgmisest aastast on päris kindlasti kohustuslik. Ja see puudutab siis seda osa, et kui 24 tundi ennem võistlust selgub ja teavitatakse, et õhutemperatuur saab võistluspäeval olema keskmiselt üle 31 kraadid Celsiuse järgi, siis on miinimumkaal 5 kilo rohkem. Sellepärast, et sõitjad sel aastal, ma saan aru, soovituslikult võivad kasutada seda kehajahutussüsteemi, kus on see siis mingi pump seal auto peal ja lisaaku ja kõik, mis seda süsteemi ringi ajab. Aga kui võistleja sellest keeldub, mina saan jälle aru, et see kehtib nüüd sel aastal, et kui ta ei taha seda jahutust kasutada, siis on tal kohustus paigutada kokpitti sinna, kus on see juhi koht, 0,5 kilo lisaraskust. Sinna kokpitti, kus tal sisuliselt pole nagu sentimeetritki vaba ruumi, kõige kitsam asi maailmas sisuliselt on ju. Et ma ei tea, topib taskut täis või kus need ruumid on, seal ei ole. Nii et see on jah, selline huvitav reegel. Mul jäi mulje, et see on juba kohustuslik. Sest kui ma loen, et will be required to fit the mandated drive and cooling system, selle sama tingimustel see 31+ kraadi. Aga suures plaanis selles mõttes väga, väga inimlik muudatus, et kui me mõtleme tagasi, on ju, mis meil oli Singapuri GP, kus George Russell oleks sisuliselt viskaski pildi taskusse ja ei olnud kaugel mingist tõsisemast tervisehädast pärast seda, et kui ta oli seal niiskes kuumas Singapuri kokpitis, mis oli 4-5 kilo kaotanud võidusõidu ajal, on ju, et see on ju meeletu kaalukaotus ja see on tõsiselt ohtlik inimese tervisele, nii et selles mõttes inimlik vastutulemine kindlasti FIA poolt. Ja rääkimata sellest, et kui sa 300+ kiltit tunnis pildi tasku viskad, see väike aspekt ka. Ja millised koormused seal on, et see on ikkagi pöörane see 1,5 tundi, sõltub kui pikk see sõit on, aga ütleme keskmiselt. Singapuriga, mis on üks pikem, et see pigem isegi läheneb selle 2 tunni piirile, et jah.
Ma toon välja ühe kvalifikatsiooni puudutava muudatuse. Võeti siis šnitt eelmise aasta Brasiilia GP-st, kus teatavasti kvalifikatsioon toimus ütleme tormi tõttu pühapäeva hommikul, et nüüd on niimoodi, et kohtunikud, kui nad näevad, et kvalifikatsiooni ei saa pidada, pannakse paika stardirivi MM-sarja üldseisu järgi. Ja üks huvitav punkt oli veel, et kui ei saa seda kasutada, ma eeldan, et see saab ainult siis Austraalias olla. Ja esimesel etapil ainult, jah. Et siis on kohtunik agreed order will be decided at the steward's discretion. See on üks huvitav punkt. Mida see tähendab? No see tähendab seda, et kui Johnny Herbert tahab panna Isaac Hadjar esimeseks, siis ta paneb. Johnny Herbert vist enam ei saa seda teha. Tema on persona non grata. Aga jah, kui mõni, ma ei tea, täpselt kui mõni Verstappeni vastane tahab midagi teha, siis paneb Verstappeni 20. Mina paneks tähestiku järgi. Näiteks, jah. Albon esimene ja... Mina paneks pikkuse järgi, miks mitte? Kõik variandid on lubatud. Et või jah, ma ei tea, milline auto kõige rohkem meeldib värvi järgi. No vaata, see punkt meenutab mul jälle toda punkti, millest ma olen Seeda Eireteni rääkinud siin erinevates kontekstides, kui olid need soonilised rehvid ja siis rehvi üks reeglites kõlas väga konkreetselt võistluse lõpus võistluse igas faasis rehvi sooned peavad olema nähtavad. Kõik. Oota, see on tehnikasport tipp, see on kosmosetehnika. Ja mis nüüd on siis? Prill on natuke kehva, ei näe. Mis asja, mina näen küll, täitsa olemas on. Korras ju. Aga enam, õnneks enam neid soonilisi rehve ei ole. Aga siis oli seal selle kvaliga veel see lugu ka, et ütleme, kui jõutakse edasi kas teise kvalifikatsioonivooru või kolmandasse ja seal, ütleme, vist oli kas punaste lippude või kollaste lippude pärast sõitjad ei saa, mõni sõitja ei saa aega kirja, siis võetakse nende paremusjärjestus eelmise selle kvalifikatsiooni vooru järgi. Ja, et alla kui Q3-s 2 meest panevad, ei saa aega kirja, siis kumb oli Q2 seespool. See jääb siis 9-ndaks. Ja 10-ndaks. Näiteks, kui on 2 sõitjaga tegemist. Mis isest tundub okei. No jah, täpselt, iseenesest võits õiglane, jah. Põhimõtteliselt jah, mul pole ka selle vastu midagi. Midagi ta ju ometigi näitab, et ega seal Q2 näiteks ju ka keegi ninanokkima ei lähe, eks ole. Ja isegi kui me vastu oleks, siis... reegel on selline. Nad ei küsi meilt. Veel ei ole küsitud meilt. Tuletame Viiale meelde, et ringikäes on tagasi. Aga nüüd jälle võib öelda, et Red Bulliga seoses reegli muudatus. Nüüd siis võib peakohtunik võistleja sundida koheselt peatuma esimeses turvalises kohas, kui ta auto on nii palju vigastatud, et see osutub ohtlikuks kas sõitjale endale või kaassõitjatele ja see on ajendatud nüüd Montreali etapist, kui Perez oma töllerdava tagatiivaga boksi poole veeres. See on otse välja öeldud, et see on sellest tingitud. See on... saab olema selles mõttes huvitav, kui ilmselget tiim ei taha. Jah, ma juba kujutan vaimu silmas. Ta jõuab boksi ära. Ma kujutan juba vaimu silmas ette neid nagu või argumente FIA ja tiimibosside vahel. Sõidab, kõik on korras. Mees tal pole 2 ratast. Ei sõidab, jõuab boksi välja. Et kui seal ütleme, kui seal läheb võib-olla natuke tähenärimiseks kohtunike poolt, siis see võib igasugust raamat hakata tulema. Ja. See on iseenesest suurte tagajärgedega uus klausel võib küll olla, jah? No ja siis, kus soovitakse nüüd reeglimuudatusega kuidagi vürtsi lisada, see on see Norskamisfestival kõigi rikaste ja ilusate kantsis. Monacos on sellest hooajast 2 kohustuslikku boksipeatust. Ja kui seda ei tehta, siis on karistus pluss 30 sekundit lõpuajale. No iseenesest tundub nagu risk, mida võib võtta selles mõttes 30 sekki. Vaatame, kuidas asjad lähevad. See on iseenesest taaskord huvitav, aga võib-olla jääb siuke nagu täpselt siuke nagu kunstliku asja tekitamise mulje jääb võid sellest reeglist, aga näeme, elame, näeme. Nii-öelda virtuaalsed šikaanid. Või see, kui Berni tahtis kunagi teha kunstliku vihmasadu, panna raja äärde voolikud või mis iganes süsteemid ta välja mõtles, on ju. Ja üks mõte oli tal veel üks fantastiline siuke mõttevälgatus, nagu on, ütleme, rallikrossis on see jokkeri ring, eks. Et siis mõnel ringil, ma ei mäleta, kas Ecclestoni mõte oli selles, et jälle peakohtuniku otsusega või, et kuskil võib keegi šikaani otseks sõita.
Nojah. Palju õnne. No, õnneks see läbi ei läinud. Aga mis mul siin veel kirjas on, mis nüüd võistlusnädalavahetust või võistluseid puudutab, on veel see, et mõningas mõttes üllatuslikult minu jaoks, teisest küljest, oma loogika on olemas, sellest hooajast ei ole käigukastide arv enam piiratud. Kui varem käigukasti vahetuse eest sai ka karistada pluss, mis oli 5 kohta stardirivis, siis nüüd FIA leidis, et see käigukastide ehitus on nii kõrgel tasemel, nad on niivõrd töökindlad, et käigukastide arvu enam piirata pole tarvis. Samas on ka see jällegi, et eelarvelagi on sul ees, et ega vaevalt minnakse seal nii peeneks, et iga etapp uus käigukast, see läheb kulukaks lihtsalt. Pigem läheb. Ei, ma tahtsin, et see on tiimile endale loogiline või mõistlik mitte kasutada iga etapp selles mõttes, jah. Ja viimane, mis mul kirjas on, see puudutab hooaja lõputeste, et see on siis ilmselt selle hooaja lõpus ainult, et kuna 2026 tulevad uued autod ja nende jaoks siin vahelduv eduga neid uusi rehve testitakse, siis see hooaja lõputest hõlmab endast siis nii uustulnukate testi kui ka 2026 rehvi testi, mis tähendab siis seda, et rehvi test tehakse eraldi autoga ja seal mina sain aru, et seda uustulnukat kasutada ei tohi, seal peab olema ikkagi kogenud piloot. Ja see on siis, eesmärk ongi, auto peab olema niimoodi seadistatud, et see testikski järgmise aasta rehve. Midagi siukest. Mul ka vist väga palju rohkem ei ole. DRS-i kohta on ka natukene... väga, ütleme, detaili ei lähe, aga ütleme seal DRS-i selle pilu, kui see ülemine element nüüd keeratakse horisontaali, siis selle alumise osaga see pilu, seda on nüüd muudatud, see on nüüd väiksemaks läinud, kui õigesti mäletan. Ja siis esitiiva läbipainde reegel hakkab kehtima siis 9. etapist Barcelonast, et kuidas siis see metoodika, kuidas mõõdetakse seda tiiva läbipainet ja siis on ka metoodika, kuidas mõõta seda, et see mini-DRS ei tekiks, ehk siis kui sa sõidad suurel kiirusel, et siis rindtakistuse tagajärel sul see tiiva element ei koolduks alla, ehk siis sul kiirus kasvaks seeläbi, mis oli kasutusel põhimõtteliselt McLarenil. Ühtäkki me ju ka panime tähele eelmine hooaeg, et nagu turbonupp oleks vajutanud seal kuskil võrreldes teistega. Et need on kõik sellised mõõtmismetoodikad ja asjad ja otse loomulikult kõigi tiimide ja inseneride armee töötab selle nimel, et neist reeglitest mööda hiilida. No see ongi nende töö. See on nende töö ja sellest Adrian Newey laadsed mehed miljoneid teenivadki. Aga reeglid toovalt vähemalt minu poolt lõpetuseks see, et meie kuulajatele teadmiseks või mootorispordi huvilistele, et vormel 1 sellel aastal võistlusmäärustik on 120 lehekülge ja tehnilised tingimused on 179 lehekülge. Kusjuures tehnilistele tingimustele reeglina hooaja jooksul lisandub igasuguseid lisapülletääne. Nii et ütleme, insenerid peavad olema väga-väga kirjaoskajad, et aru saada, mis seal kirjas on. Ta ei ole siuke kerge pühapäeva pärastlõunane lugemine kindlasti. Kaugel sellest. See on täitsa siuke korralik ettevõtmine. Minu välja otsitud 7 reeglit said ka läbi. No ja minu välja otsitud 10 siis kattusid sinu 7-ga. Nii et lähme siis tiimide juurde, vaatame, kes meil sel aasta sõitma hakkavad ja mis neil vahepeal toimunud on. Ma mõtlesin, et alustame nii-öelda eestpoolt eelmisest aastast siis McLaren, maailmamestari, jätkavad Lando Norris, Oscar Piastri. Ma viskan kogu aeg küsimusega õhku. Ma iga tiimi kohta mõtlesin mingi küsimuse. Kas McLaren kaitseb meeskondlikku tiitlit? No, tundub... jätka. Tundub loogiline selles mõttes, alati ei saa testide põhjal mitte midagi eeldada või mõistlik on mitte eeldada, aga see, mis me oleme näinud, on palju luba, ütleme nii, et tundub, et McLareni hea hoog jätkub, tundub, et sõitjad on väga hästi sina peal autoga, tundub, et ka tiimi sees on mingisugune teatud harmoonia. Aga ma arvan, et see suurim küsimus saabki olema, et kuidas sõitjad omavahel siin maid jagavad, et Norris ja Piastri mõlemad räägivad siin päris julgelt, et see aasta võib just nende aasta olla,
et vaatame, Norris on ajalooliselt kiirem olnud, aga Piastril on nüüd 3. hooaeg. Ütleme nii, et ta on janusem, ta on ilmselt palju kogenum ka, et kas ta saab oma väikestest takistustest just võib-olla kvalifikatsiooni osas saab üle ja kas ta saab Norrisest kiirem olla. Et küsimusi on küll palju, aga ütleme nii, et ennustaja mees minus ütleb, et väga tõenäoliselt kaitsevad seda konstruktori tiitlit, aga sõitjate tiitlis ma ei ole nii kindel, et siin võivad nad hakata üksteiselt ka punkte ära võtma. Siin testide ajal ja pärast seda eriti muidugi kõik võimalikud suuremad spetsialistid, kui meie kolmekesi siin laua taga tegid igasuguseid arvutusi arvutuspulkadega ja kõrgema tehnoloogia abil ja see üks mees on Gary Anderson, kes oli kunagi Jordani tehnikadirektor ja tema kõikvõimalikud ringi aegade arvutused ja võimalikud kaaluarvutused näitavad seda, et McLaren oli justkui siis, mis ma siin näen, 6. võistkond või? Aga kui nad olid rajal ja tegid oma võistlussimulatsiooni siis ja mul reedene päev oli see viimane nende testipäev ja seal mul õnnestus päris palju jälgida ka reaalajas, kanti üle F1 TV pealt seda. Tuli see reklaam ka ära. Jaa, see sai ka jälle öeldud, jah. Ja tõesti, vaatasingi koos ajavõtuga, nagu kole komme läänest mul on seda tavaliselt teha, kui see võimalus on, kui saab otse vaadata. Ja oli tõesti, võistlustempo oli neil väga hea, aga mis puudutab nüüd, ja seda Anderson ka mainib, et siin see, tal on siuke huvitav tabel, et fuel corrected testing lap times. Et seal ta millegi järgi, kogenud härrasmees, eks ole, millegi järgi ta eeldas seal, mis kütuse kogusega nad võisid sõita ja mis ringajad seal tulid. Ja seda nägin minagi, et nii Piastri kui ka Norris oma väga kiire ringi, minu mõttes see oli ka reedel, katkestasid. Neil olid seal esimesed 2 sektorit ülikiired, ja siis tulid ära boksi. Et tundus jällegi, et seal on selline liivakotitamine ühest küljest, teisest küljest, mis siis veel on näha, et McLaren, ütleme, läbitud kilometraažilt oli 7. testide ajal, et nad sõitsid kokku 2061 kilomeetrit, kui Mercedes, kes läbis kõige rohkem, oli 2478 kilomeetrit. Aga see on jällegi see, et me ei tea, mida nad testisid. Aga üldine mulje oli tõesti selline, et just see võistlustempo oli väga hea, nii et selles mõttes mulle tundub ka, et see konstruktorite karika kaitsmine võib olla päris reaalne. Just see, nagu te mõlemad ütlete, et mõlemad on ju nobedad poisid, et seal oli sellist tohutut taseme vahet. Ei ole, jah. Ja ongi see teadmatu osa on just see, et mis see Piastri lagi on või isegi tegelikult ega Norris ei pruugi olla ma kõige tippu saavutanud. Ta ei ole ju 30+, ta on kaugel. No täpselt, ta on absoluutselt, ta on tegelikult üks, enam poles, meil on 6 uustulnukat, aga pigem on ikka nooremate seas F1 sõitjates, et väga põnev, mis McLaren korda saadab. Mina kardan ka, või kardan veidra sõna, aga pakun, et nad hoiavad tiitlit, aga loodan, et mitte. Ja siit jõuame järgmise tiimi juurde, eelmise hooaja teine koos Ferrari, keda mina loodan nagu iga aasta, et nüüd hakkavad tiitlid tulema. Aga küsiks niimoodi, sõitjate koos siis Charles Leclerc ja Lewis Hamilton on nüüd punases, mida väga paljud on näha tahtnud. Kas see duo on praegu rajal kõige kõvem sõitjate paar? No Piastri ja Norris on ju seal samas, selles mõttes, et see on kumma sõitjad poole paneks? Praegu aastal 2025. Vot see, keeruline öelda, sest et me ei ole ju näinud veel neid päriselt nagu võistlusolukorras on ju. Me teame, milleks Hamilton ja Leclerc ja Piastri kõik võimelised on, aga see on nii palju tundmatuid faktoreid. Esiteks see, et Hamiltonil tegelikult ikka läheb aeg, et seal uue autoga harjuda ja kõiged on. Mis ta oli 11 aastat Mercedese hoole all ja nüüd äkit siis uues tiimis on ju. Leclerc võib-olla on alguses, ma pakuks isegi kiirem kui Hamilton, sest et ilmselt läheb natuke aega Hamiltonile, et siin kõige uuega harjuda. Aga vastus sinu küsimusele, ma ei tea. Ei, aus. Seda ei ole võimalik öelda praegu. Nojah, nad seal testidel olid ju üsna aegade poolest olid ka 10 sees praktiliselt, et
jube raske öelda ühest küljest, teisest küljest on täpselt see, et mina arvan, mis seal asja teeb natukene võib-olla grobeliseks algul Hamiltonil on see, et ikkagi see jõuallikas, sellega eelkõige kohaneda. Et seal auto enda käitumine, aerodünaamikad, asjad seal, juhitavus, sellega vasta kohaneb kiiremini, aga just see, et kuidas see jõu mahapanek käib Ferrari mootoriga ja selle hübriidiga, et see on nüüd see, millega tarvima peab ja jälle näide sellest, et inimene on oma harjumuste ori. Vähemalt minul on see silma torganud, et britid loomulikult pööravad eriti palju tähelepanu sellele ja piltegi on sellest, kus siis Hamiltonile on tehtud eritellimusel rool, kus sisuliselt nuppude asetus on sama, mis tal Mercedesel oli, aga see on ka arusaadav, et ei ole noor mees, 40 juba. Vaata, uued asjad ei jää meeldi enam. Aga ilma naljata, et tegelikult täpselt, et millest me varemgi rääkisime, eks ole, selle väsimusega teemal, et sa sõidad seal ka kurvides, mõnes sellises laugemas kurvis, kiirus on kuskil 300 tuuri, siis sa pead järsku maha pidurdama ja kui seal autokaamerast on näidatud ka sõidu ajal 105 asja, millega sa tegelema pead. See on iseenesest mõistetav, et kui sa oled 11 aastat nagu ühe süsteemiga töötanud, siis parem ma jätkan sellega ja see nuputasetus nüüd ümber panna seal Ferrari inseneridel, ma arvan, see on nagu kõige lihtsam asi. No ilmselt küll. Jah, lihtsalt, kui võimas asi on musklimälu on ju selles mõttes, sul jääb see jääb sul sisse ja see on elu lõpuni on tegelikult asi meeles selles mõttes, et seda on, sisuliselt ongi võimatu muuta, eriti just tipppilootidel. Aga ütleme põhimõtteliselt ikkagi testidele, lõpus ka, seal Lewis Hamiltoni aeg oli teine, testidel Leclerc'il oli 3, aga summa summarum kõigi päevade jooksul, ega nad olid ikkagi kiired, et alati tasub seda ka vaadata, et mis hetkel keegi kiiresti sõitis, et kas keegi läks seda kuulsussõitu tegema või auto ongi tegelikult kiire, aga mulle tundub küll, et Ferraril on vähemalt esialgsete muljete järgi kiire auto. Red Bull Max Verstappen jätkab ja Liam Lawson on siin paar aega saanud mõned etapid teha, nüüd läheb esimest korda aastal vastu põhisõitjana. Kohustuslik küsimus on, nagu ikka, kas Verstappen on jälle suurim favoriit sõitjate tiitlile ja teise küsimuse ma küsiks tegelikult otsa niisuguse provokatiivse, kas Lawson peab lõpuni vastu Red Bullis, hooaja lõpuni? Vastus esimesele küsimusele, ma võtan esimesena, siis ma annan Tarmole teise, võib-olla teeme nii. Jah, vastus on ilmselt jah, sest jällegist loogiline panustaja mees ütleks, et jah, Verstappen on favoriit. Täpselt see eelmise aasta teine pool minu meelest on väga hea näite, et kui Verstappen sõitis 4. võib-olla kohati isegi 5. kõige kiirema autoga rajal, siis ta oli ikkagi stabiilne top 3 mees ja sisuliselt ikka teenis hooaja teise poole vältel kõige rohkem punkte. Nii et ikkagist puhta talendi ja andekuse poolest tuleb ikka Verstappen sinna esimesele kohale asetada sõitjate rivistus, nii et jah. Ja testimise tulemused on ka ju täpselt sellised, nagu vahekord on suht sama, mis ta eelmise aasta lõpus oli, et Red Bull ei ole aeglane. Kindlasti on seal pigem ees otsas, nii et jah. Ega neil ka midagi otseselt kurta ei ole. Ja teine pool, jah, Lawsoni kohta. Lawsoni kohta, esimesele ei tohigi vastata, jah. Võtti käest ära õigus. Kõik sõltub autost, nii nagu ikka. Mul on ikka, mis ma nüüd naudin seda väljendit, aga britid omal ajal siin paar aastat tagasi ütlesid, et ikka Leclerc ei ole õige mees seal Ferraris, et Lewis Hamilton tuleb palgata, et Hamilton paneb asjad juhtuma. Ja see oli see aasta, kus ta sai haledalt peksa Russelli käest Mercedesest ja Mercedesel täielik sõnnikuvanker. Siis mul oli ka küsimus, et ma tahaks kohe nagu nööbist kinni võtta neil briti kommentaatorit teile küsida, et palun, teil on siin nagu andeks, idanaabrid ütlevad fakt nalitso. Teil on näha siin, et tulemused on väga halvad. Hamilton paneb asjad juhtuma, näete, panigi juhtuma, ongi tuksis. et ei, Verstappen on loomulikult väga hea sõitja, aga kõik oleneb autost. Ja me ei tea seda. Nad olid ju sügavalt pigis ja ütleme, Verstappen kaagutas veri ninast väljas seal lõpus, et oma tiitli eest võidelda. Ja teine asi nüüd Lawson, ütleme otse, et te teate kõik, et Lawson pehmelt öeldes ei ole minu lemmik ja
ma arvan, ta on nii sita iseloomuga, et ta peab vägagi vastu seal mitu aastat. Mitu aastat lausa? Mitu aastat. Nojah, siis kui tase välja peab. No ta on kiire. Kurb tõdeda minu poolt, aga tegelikult ta on kiire kutt. Aga kas see, kui Lawson sai nüüd põhikaga, kas see oli peale hooaja lõppu või mitte? Jah, me tegelikult just mõtlesin ka selle peal, me ei ole oma saates, me ei saanudki rääkida sellest, et Perest ei ole enam. Meie põhiline patuoinas, no mis nüüd saab meie saatest, kas me üldse saame kedagi edaspidi mõliseda kellegi üle, kui Perest ei ole, see hämmastav. Aga jah, see juhtus, vist oli loetud päevad või nädalad pärast. See oli peale hooaega. Jah, pärast hooaja lõppu tuli see info välja, et Sergio Perest ei ole enam. Ja mina tüürin ka pooleldi sinna, et vaesest Yuki Tsunodas sõideti jälle üle. Yuki Tsunodas sõideti jälle üle oma sõitjate seal hierarhias. Ja seal on minu meelest taustal ka see põhjus, et Red Bull on nüüd leivad ühte kappi pannud Fordiga, niivõrd kuivõrd, eks ole, tänu sellele oma mootori osakonnale, mida siis toetab Ford. Et Tsunodal ei ole selja taga seda Honda tuge enam ja ma saan aru, et põhimõtteliselt üldse nagu Honda vist on Tsunoda selja tagant nüüd ära kukkunud. Sellised jutud on küll, jah. Jah, et Tsunoda on nagu täitsa oma pead. Lähme Mercedesi juurde, George Russell ja pesamuna Andrea Kimi Antonelli. Küsin niimoodi, kas Mercedes tõuseb 4. kohast kõrgemale, kus need eelmine aasta lõpetasid? Nüüd annate kohe sina mulle. Kui vaadata neid Bahreini teste lihtsalt jälle, nüüd tuleb järjekordne minu üks lemmikfraase on väike vale, suur vale ja statistika. Siis statistiliselt, Russell oli ju 4. ja kust me Antonelli leidame 7. koha pealt aegade põhjal. Aga Bahreinis seekord olid ju olud sellised, et õhutemperatuur ja rajatemperatuur oli loodetust, eelkõige õhutemperatuur oli loodetust 20 kraadi madalam. Jaa, seal oli neil korralik siuke Eesti november. Jaa, seal oli üks päev, kui nad sõitsid, oli kõrgem temperatuur, mis ma mäletan, kas oli 17 kraadi üks päev ja rada oli ka seal niimoodi kuskil 20 tuuris ainult. Õhk oli mingisugune 13-14 vahepeal ja rada oli 27 vist või. Ja me ju teame viimastel aastatel, et Mercedes on just sellistes jahedates oludes kiire olnud. Nii et jällegi, me ei tea. Ma vist panen järgmisele 5 küsimusele ka kirja. ja kas nüüd Russell on selline tiimi liider, meeskonna eestvedaja, jällegi ei tea, raske öelda. Ja Antonelli on lihtsalt roheline, temast küll loodetakse väga-väga palju. No ta peab kohanema. Ja ilmselgelt ta peab kohanema, kus juures tal lekitatud andmetel on nüüd selja taga just selle TPC autoga siis testikilomeetrid kuskil 10 000 vist või mis seal oli. Nii et nühkida ta on saanud kõvasti, aga see on kõik, kui sa sõidad selle eelmise põlvkonna autoga, siis sa reeglina oled ikkagi üksinda rajal, eks ole. Nüüd sa pead teistega koos olema ja selle kaasaegse autoga ja kogu selle meediamöllu ja meluga, et poiss on ju ikkagi 18 alles, kus juures, millest ka palju räägiti, et ta ju sügisel alles sai oma autojuhi loa kätte, et ega üks kriteerium oli tal seega täitmata veel, et superlitsentsi saada. See on see, et peale selle, et sa pead olema 18, sul peavad need VIA punktid täis olema, aga sul peab olema ka kehtiv autojuhi luba. Ja Antonelli käest küsiti, et ja kas ta sai selle vist äkki teisel katsel? Minu arust sai küll. Teisel katsel vist, jah. Ja siis küsiti ta käest, et mis see kõige raskem oli sõidueksami puhul, siis ta ütles, et boksi tagurdamine. Väga inimlik vastus. Jah, ega seal vormel 1-ga ka ja nad väga palju just ei tagurda. Aga jah, Antonelli, ütleme nii, et panna perspektiivi selles, ega ju Max Verstappen ka selles mõttes, kui tema oli 18-aastane, siis oli küll see sähvatuse moment, aga pärast seda alles tekkisid võib-olla need kasvuraskused ka, just, et ju päris pikalt, terve 17-18 hooaeg ikka vaatasime Maxi kui sellist vägagi väljasõidurohket ja õnnetuste tekitajat, et selles mõttes kindlasti ka Antonellil tuleb ei tea, kas see sähvatuski nii kiiresti tuleb ja siis sellele kindlasti järgnevad ka igasugused mured, aga eks see on osa sellest ja eks see on see risk, mida siis Mercedes ja Toto Wolff võtavad.
kogemused on tähtsad, et igasugustes situatsioonides hoida seda külma pead, mis on jube keeruline ja nagu eelmine aasta ka, ütleme, Max näitas tegelikult väga küpset lähenemist selles mõttes, et kui ikkagi auto ei võimaldanud võita, siis ta läks ikkagi punkte võtma, mitte laamendama seal. Nii, et üldse ei su mängima. Jah. Jaa, kusjuures see risk on ju selles mõttes väga tabav, et Antonelli ju on see nende projekt, et F3 jäeti vahele, kohe F2, kohe F1 ja no okei, selle aastaga tegelikult, ma arvan, aasta lõpuks on ka veel vara öelda, kas Antonelli risk tasub ära võtta. Aga noh, Mercedese koha pealt jälle, kui seda statistikat pelgalt vaadata, siis selle Gary Andersoni tabeli järgi testide kõige kiiremad olid Ferrarid ja see on siis nagu selle võistkond kui selline kokku. Ja Mercedes jäi ainult 0,082 sekundit ringi peale maha, nii et just kui Ferrari ja Mercedes peaksid olema siis suur favoriidid esimesel etapil. 5. tiim, Aston Martin, üks nendest, kus ei muutunud koosseis, kahjuks. Aga kuidas muutus ju? Räägin sõitjate tuuost. Ma vist tean, kes uus patuoinas on meil see järgmine hooaeg. No vaatame, aga igastahes Fernando Alonso, vanameister jätkab, Lance Stroll, omaniku poeg jätkab ja mina küsin niimoodi, millal hakkame Adrian Newey mõju tulemustes nägema? No see nüüd sõltub sellest, et ta hakkas 3. märtsist, nüüd on see ka välja öeldud, siis, et ametlikult ta esimene tööpäev oli 3. märts ja ma arvan seda, et see sõltub nüüd sellest, kuidas neil on kokku lepitud, kuna testid olid ikkagi väga halvad, ütleme otse. Aston Martin muide oli kilometraažilt 9. võistkond 10. Et nemad läbisid 1656 kilometrit ja Red Bull oli kõige väiksema kilometraažiga talvistel testidel 1645 ainult. Et kui siis Mercedes sõitis 2478 ja ega neil seal seda kiirust ka ei olnud, olgem ausad. Et Aston Martin siin võistkondade tabelis on siis tagant 4. ja kõigele lisaks, ütleme, mõlemad mehed olid vahepeal haiged ka seal, nad 11 asendasid pooltõbistena ja nad on ikkagi tõsiselt hädas ja millest jutt käib on see, et neil on küll uus tuuletunnel valmis, aga minu meelest kas ta on lõppkalibreerimise järgus või midagi sellist. Nii et nüüd ongi küsimus selles, et see Adrian Newey abi, ma usun, et teda ikkagi püütakse rakendada selleks, et ka sel aastal tulemust teha. Võiks eeldada. Võiks eeldada, jah. Kuigi algselt oli jutt, et ta justkui pühendub täielikult 2026 projektile. Ja veel, et miks teda seal, ma arvan, et päris kindlasti rakendatakse, on see, et okei, kui sa lõpetad tagapool, sa saad rohkem tuuletunneli aega, sa saad rohkem siis arvutisimulatsioonide aega, raha saad ju vähem. Ja mis sest, et Lawrence Stroll on, papa Stroll on multimiljonär või miljardär. Limiit on ikka peal. Limiit on ikka peal, jah. Nii et lühikokkuvõte on see, et hooaja algul ma ei oota eriti midagi, võib-olla ütleme, juhul kui Adrian Newey seal oma mõttetöö saab käima ilusasti, siis ma arvan, et võib-olla kuskil 5.–6. etapist võib need tulemusi näha. Jah, sest et ega idee on üks asi, aga saada paberi pealt see päris objektiks on ju, mis iganes uuenduse Newey võtleb välja, see võtab ka ikka võib võtta mitu nädalat või kuud aega. Sest kõigepealt ta peab endale tegema selgeks ju selle auto praeguse kontseptsiooni ja see ei ole see, et sa lihtsalt kõrvalt vaatad, et ohoo, ta on ju tippspetsialist, ta tahab kõiki nüansse seal näha ja see võtab aega. Nii, aga lähme eelmise hooaja 6. tiimi juurde, tiim, millel kindlasti Eesti spordihuvilised hakkavad palju silma peale hoidma Alpine. Jätkab siis Pierre Gasly ja täiskoha sai omale Jack Doohan, kes siis oli eelmisel aastal praeguses Aroni rollis ja Alpine'is on siis Aron, Franco Colapinto ja Rio Hirakawa on siis varusõitjad, aga ma küsin niimoodi, kuna see igasuguse, ütleme Alpiinist võib-olla kõige rohkem üldse juttu on just sõitjate poole pealt, et ma küsin natuke sarnaselt nagu ühe teise tiimiga, et kas Doohan peab hooaja lõpuni vastu? No ega Colapinto ei toodud väga selleks, et ta nüüd pikalt siin pingil peab istuma küll, ma arvan, et siin on ikka selge eesmärk panna Franco rooli võimalikult kiiresti, aga selles mõttes kõik on Doohani enda kätes on, et kui nüüd peaks juhuslikult juhtuma nii, et Doohan on kordades parem kui Gasly ja
no siis on teistpidi, aga noh, ma kardan ja ütleme nii, et ajalugu vist on näidanud ka näiteks meil siin vaese Daniil Kviati puhul on ju, et siis kui siuke, noh, ütleme nii, ikkagist nagu ülimalt andekas sõita nagu Colapinto sul pinki nühib, siis ta reeglina seda liiga kaua ei tee, et ikkagist eesmärk on vist Colapintoga selge. Ja seal on mitu eesmärki Colapintoga, et üks on see, et ju tõestas eelmine aasta, et ta on kiire, kuigi noh, jällegi ingliskeelne võidusõidu ajakirjandus, mida mina loen, seal tikuti ka rääkima mingisugusest vormilangusest, ma mõtlesin, et kurat, me ikka üht sama spordiala jälgime või, et nad olid ju hädas omadega, et autole varuosi toota ja kõige uuemad jupid pandi ju Alboni auto külge. Ja ta pidigi seal vanema vedrustusega sõitma viimastel etappidel ja kahju, et ta seal Las Vegases seina sõitis otsustaval momendil. Poolt seal mingit vormilangust, et mis sodide suust välja ajata. Ja üks siis veel kord, et ta on kiire, teine Lõuna-Ameerika, ma usun, et seal ei ole üksi Argentiina ärimeeste rahad taga. Ja no argentiinlased on hullumas, ma saan aru, et ma siin ühe tuttava kaudu kuulsin, noh, mina liiga palju seda sotsiaalmeediat ei jälgi, aga no seal on ikka kuni sinnamaani välja, et umbes nii, et kurat Tuuhan pane ennast põlema, et noh, nad on üliagressiivsed sellised. Minu meelest nii Tuuhan kui Colapinto on oma sotsiaalmeedias välja tulnud mingite sõnumitega, et aitab, kui me nagu, et rahunege maha, nii et Colapinto on öelnud oma sotsiaalmeedias, et aitab sellest Tuuhani põlema panemisest nii-öelda ja Tuuhan omakorda siis, et olgem austame üksteist. Jah, aga selles mõttes ma pean nüüd kahjuks küll perekonna nimest kirjutama, Kütiga ma olen nõus, et no, teil on ju niimoodi, et jah, nagu on. Et kõik oleneb tulemustest ja muidugi seal tipus ega saab ju ära sudida. Niimoodi, et kui, olgem ausad, Flavio Briatore on paras manipulaator. Kui talle ikkagi sillerdavad silmade ees need Colapinto võimalikult toodavad rahasummad, siis võidakse ka teha nii, mida paljud ei usu, aga seal kõrgel tasemel käib väga räpane mäng, võidakse ka teha nii, et Tuuhan ongi selgelt aeglane ja aeglasem kui Gasly ja seda ei ole keeruline teha. Paned natukene refi rõhu teiseks, mingisugused vedrustuse seaded natukene teiseks ja ei liigu ta mitte kuhugi võrreldes Gaslyga ja kõrvalt vaata ütleb, et kott ju, liigu ju, mõttetu mees ju. Aga tegelikult on lihtsalt sellised poliitilised mängud seal taga, nii et teisest küljest loodame, et nii ei lähe, eks ole, aga idealistlikult öeldes ongi Tuuhani kätes, et kui ta tulemused ikkagi on võrdväärsed Gaslyga, no siis on küll väga, väga raske põhjendust leida, miks peaks ta välja vahetama. No Flavio, ütleme nii, kahjuks rääib ka see asjaolu, et kõik vormelifännid mäletavad 2008 Crash Gate'i, kus siis Flavio sõna otsa mõttes käskiski Nelson Piquet Junioril seina sõita, et siis Alonso saaks sootsa boksi peatused koos turvaautoga ja mängitigi niimoodi võit kätte, et ta on räpaselt mänginud ja kes see teab, väga võimalikult mängib edasi. No seda, et ütleme, juhul kui Tuuhan ei vea välja või juhtub emma-kummaga midagi, läheb jälle pime sool kellelgi, nagu eelmine aasta. No see, ütleme, kui on valikus praegu Colapinto ja Aron, saab Colapinto, ma kahtlustan. Selle, ütleme, ala võimaluse. Ei, selles pole kahtlustki sellise valiku puhul, aga nüüd ju neil päevil lisandus veel üks varusõitja. Jaa, tuli küll. Kushmaini. Nii et Alpiinil see varumeeste pink on ikka muljet avaldada. No sealt saab juba kossusatsi juba. Aga miks Kushmaini? Jälle väga lihtne. No, ikka natuke plekista. Hindu ju, miljard inimest, üle miljardi. India turg on ju täiesti vallutamata selles vormeli. Ja väga arenev turg, et veel kord meenutame, miks visati Kimi Räikkönen ukse taha Ferraris, sellepärast, et Santanderi rahasid oli vaja ja Santander tahtis minna Brasiilia turule ja kaasavaraks oli Alonso. No palju valikuid oli. Keegi kuradi soomlane, kes on millegi pärast maailmameister ja brasiillasest mitte maailmameister. Me tahame Brasiilia turule minna. Läheme Kimiga või? Ei lähe ju. Ja nii need asjad kahjuks seal maailmas käivad. Kuigi tahaks idealistlikult loota, et sportlikud tulemused mängivad ainult rolli. Ainult need. Läheme 7. tiimi juurde. Haas. Täiesti uus koosseis. Esteban Ocon, Alpiinis siis
ilmselt mitte kõige sõbralikem suhetega igastahes lahkus, aga on nüüd Haasis ja eelmisel aastal, ütleme selle noorsõitjate ukse avanud ja lahti läinud Oliver Biermann esimest täishooaega tegemas. Küsimus, kas Haas lõpetab seekord 7. kohast kõrgemal? Ei tea, aga ei tea. Ütleme nii, et tundub raske, võib-olla natukestega nad testimise ajad ei olnud Haasil just kõige muljet avaldavad, aga teistpidi vaadates nii-öelda ringide kogus ja tehtud töö oli siiski hea, et ma siit Tarmo paberilt näen natuke, et lausa teisel kohal läbitud ringide arvult. Jah, kõigest 5 kilomeetrit sõitsid vähem kui Mercedes, et 2473 kilomeetrit, Mercedes sõitis 2478 oma sõitjate peale kokku, siis nii et kilometraaži oli vägevalt, aga seda kiirust tõesti ei olnud, et Gary Andersoni tabeli järgi ka, nad on eelviimasel kohal. Et kuskil 1,5 sekundit ringi peale maas Ferrarist. Kas see tegelikult ka nii on, ei ole. Aga ega ei paistnud küll seal seda kiirust, jah. Aga see Haasil nii-öelda projekt või nagu suuremas plaanis Haasil, ma ütleks ikka see vormikõver on ikka nagu tõusuteel, et see Ayao Komatsu juhitud tegevusliin tundub nagu õige suund olevat, mida minna, aga eks me näeme siin esimeste etappide ajal, kas läheb edasi samamoodi hästi või mitte, aga ütleme, et ma olen ikkagi natuke optimistlik Haasi suhtes, et 6 või 7 kõrgemaks, jumal teab, aga viimaseks nad vast ei jää. Ja, aga muidu testi päevade jooksul, eriti esimestel päevadel, nad olid ikka, võiks öelda isegi, et arutult aeglased oma aegadega ja lõppkokkuvõttes olidki, mis ma näen siin, Ocon oli 17. oma ajaga, Biermann 20. viimane. Et jällegi, võib ka juhtuda selliseid asju, mida on ka juhtunud, et kui tiim ühtäkki avastab, et nende auto on jube kiire, siis hakatakse hanitama, aga kuna tegemist on sellise keskvälja võistkonnaga, kas nemad seal siis nüüd nii väga hanitavad ja kus see nii meeletu arenguhüpe nüüd oleks pidanud tulema? 8. tiim, Visa Cash App, Racing Bulls, F1 Team, jah. See on ainus tiim, kus ma tahan täisnimi öelda, see on nüüd tobe nimi ikka, aga nüüd on ta vist täitsa nõus, et sel ajal võib neid nimetada Racing Bullideks. Jaa, minu arust see oli F1 kodulehel Wikipedia, siis igal pool on vist nüüd nagu Racing Bulls. Et jätkab, nagu öeldud, Yuki Tsunoda ja kõige viimane pusletükk, mis paika sai, siis eelmine seal hooajal F2-s teisena lõpetanud Isaac Hadjar. Ma võtsin seda RB küsimust või Racing Bullsi küsimust, nad on, kuna Red Bulli sõsartiimina ei oska nagu ma ei tea, kuidagi on selline oma, aga ma küsin nii, kas Tsunoda ja Hadjar on kas see on kõige tulisem duo sõitjate paar? Mina arvan küll. See Hadjar, ma sügavalt kahtlen, et teda on nüüd ümber kasvatatud talve jooksul. See, mis tema suust seal F2-s ikka välja tuli, see andke kannatust. Nüüd on tema hakkab neid trahvi 100 000 või miljoneid vast maksma küll, jah, et Tsunoda on nüüd juba nagu täitsa normaalseks inimeseks muutunud selles mõttes just oma sõnavõttude poolest vist, aga kogenum ka, aga Tsunoda puhul nüüd on küsimus, kui palju motivatsiooni tal on, et kui tulevik meie silmis on ebaselge, aga võib-olla temal juba on mingid teatud selgus, et kus ta sõidab või kas ta üldse sõidab, et palju motivatsiooni ja viitsimist temal üldse on hullult pingutada ja Hadjar, jah, kui midagi vähegi Hadjaril juhtub, siis on juba sõnavõrra üpris punane ja et see on huvitav vend, see on tõesti huvitav vennas, et tasub kindlasti jälgida just tema sõnavõtte. Muidugi teistpidi, ma arvan, et meil ei lasta kõike seda, mis ta räägib, et taaskord tuleb F1 TV hankida ja Hadjari kokpitile kinnitada see kaamera. Kui tahad poliitselt ebakorrektselt F1 vaadata. Kui FIA president Mohamed Ben Sulayem lubab seda. Seda ka, jah. Aga testide ajal Hadjar oli Oconi järel kilometraasilt teine mees ja esimesel 2 päeval olid nad Tsunodaga võrdluses üsna ühes tempos, aga see oligi see, et kui ühes võistkonnas kõik sõitjad sõitsid 3 päeva, siis tavaliselt oli niimoodi, et kõigil neil 3 päeval siis, et üks sõitis enne lõunal, teine peale lõunal ja vastupidi, eks ole, et selles mõttes on jälle neid aegu juba raske kõrvutada. Sest näiteks Barcelonas, kui ma nüüd õigesti mäletan omal ajal, Barcelona ajal, kui seal oksendamiseni testiti, siis see kõige magusam aeg, kus väga head aega sõita, oli kuskil kella 11 paiku enne lõunal. Nii et siin selline võistkonnasisene
noh, aegade võrdlus ei anna ka suurt mitte midagi, aga tagumiktunde sai ta kõvasti. Võtame eelviimase tiimi. Williams, Alexander Albon jätkab ja Carlos Sainz Ferraris sinna. Sainz tuli kohe, ta sai ju isegi enne seda F1, mis seal oli, Abu Dhabis oli see F1 nii-öelda ametlik test. Ta sai ju enne seda veel nii-öelda promopäeval ka Williamsiga sõita, et kogu aeg läbi tema minu arust selgelt kõige rohkem hakkas tööd tegema ja tiimi edasi pushima. Et ma küsin niimoodi, see on ka selline suhteline nagu need kõik ülejäänud küsimused, aga kas võin ette vastata, et ei tea? Ei tea. Vaatame. Ei tea. Kas Sainz lõpetab? Ei, ma küsin niimoodi, kui kõrgesse mängu Sainz jõuab Williamsiga? Noh, ilmselgelt ta tahaks võitude eest, aga noh, Williams ei ole Ferrari, aga ma ei tea, mul on tunne, et ta läheb nagu nii vett välja pigistama, kui saab. Jah, aga Sainz on juba ära öelnud, et ärge päris mind mingi top 5 ega top 3 oodak, et ma olen ikkagi realistlik ja ütleme, et punktid on see mäng, kuhu tema mängima hakkab, aga noh, see on Williams ja punktid ongi väga ülimalt hea tulemus neile, et kui nad hakkavad siin stabiilselt, noh, 5. kohta konstruktorites püüdma, siis see on juba, ma ütleks, et absoluutselt super edukas hooaeg, et noh, Sainz ja Albon on ka nii-öelda paberil vaadates väga hea duo, et nii kogemust noh, ajalises või aastate suhtes, kui ka siis Sainzi puhul ka on kogenud etapivõitja, et Williams, ma arvan, et võib väga optimistlik olla eesootava hooaja suhtes ja just see, et Sainz oli ju tegelikult terve testimise kõige kiirem mees üldse. Et kiirem ringiaeg kuulub just Carlosele ja ka Albon ka ju kaugel jõudnud vist 4. või 5. testimisaegadel. 6 oli. Aga noh, jällegi, et see nüüd lohe sult mitte midagi, et 6 aeg küll, aga viimasel päeval ta jäi mingi 10 jagu maha tolle päeva kiiremast, kes oli George Russell. Aga ma arvan küll, et see Williams on selline must hobune, et seal James Vowlesi juhtimisel on neid personali otsuseid väga õigeid tehtud minu meelest. Et inimesed on vangerdatud üsna õigete kohtade peale ja ma just eile lugesin Briti motorspordist üle hulga aja sattus see mul näppu, sellepärast et ma just sealt laekusin keskööl, ostsin lennujaamast siis motorspordi, mis mul aastaid oli tellitud ja seal on ka selline hooaja eelvaade ja intervjuu muulgas on seal Christian Horneriga ja siis ta meenutab seda aega, kui Red Bull alustas, oli ostnud Jaaguri võistkonna ära, et tegelikult, mis oli suurusjärk, kas 80% või sellest insener-tehnalist personalist, kellega hakati hiljem võitma, oli ju see sama, kes oli Jaaguris, lihtsalt need mädapaised tuli sealt likvideerida ja inimesed tuli õigetele kohtadele vangerdada, et nad tegeleksid oma võimete kohase tööga, eks ole. Et küll seal Williamsis ka neid võimekaid insenere on ja muid tegelasi mehaanikuid ja paistab, et praegu küll see, mis suure juhi õpetaja James Vowlesi suunamisel toimub, on kõik õiges suunas, et noh, võitude eest, kas nad nüüd võitlevad võib-olla, aga ma arvan, et nad võivad tõesti 4.-5. koha eest konstruktorite karikas küll sel aastal. Mis oleks väga kõva. Ja ütleme nii, et just Williamsi puhul ma näen, et võib see üks üllatuspoodium või üllatustulemus tulla, et kes see teab, äkki Austraalias juba viskab väikse vihmavimka meile, et no, kunagi ei tea ja noh, Sainz on 100% see vend, kes kasutab võimalusega ära ka, et ja ta paneb ju, kui vaja sõidujal ise oma strateegia paika täpselt, ja annab tiimile teada ja et selles mõttes küll Williamsil kindlasti tasub silma peal hoida. No, eelmise aasta kõige õnnetum tiim jätsime viimaseks Sauber, täiesti uus koosseis, Haasist üle tulnud ülikogenud Nico Hülkenberg ja kõrval on Gabriel Portoleto ja Portoleto on siis, mis ta siis nüüd oli, 2025 on praegu, 2023 F3 meister, 2024 F2 meister, ehk siis kohe järjestikustel aastatel ilmselgelt ülikõva talent ja ma küsin niimoodi, kas Portoleto edestab hooaja lõpuks Hülkenbergi? On ta siuke Piastri moodi noor? Väga võimalik, senise kogemuse põhjal ütleme eelmisel aastal tal ju ka see F2 hooaeg algas üle kivide ja kändude. Ja siis ta sai hoo üles ja tundub, et ta on ka selline ikkagi peaga sõitja ja no, põhimõtteliselt ütleme Oscar Piastri laadne vend, kui sa seda CV-d vaatad, eks ole, tema senist järjestikused tiitlid, et ta kuskilt sõnniku pealt riisutud ei ole,
kiire sõitjaga ilmselgelt on tegemist ja Hülkenbergi kohta muidugi öeldakse, et selline kindel kätepaar, aga nüüd jälle igasugu sahinaid tuleb seal ütleme Sauberi järgmise aasta Audi suuna pealt, et tõsised probleemid on tiimis ja milles need seisnevad? Seisnevad selles, et väidetavalt on nüüd Audi juhtkond jõudnud siis ka arusaamisele, et probleem seisneb selles, et võistkond baseerub täiesti vales riigis. Sellepärast, et Šveits on tore koht nüüd küll. Pankade maa ja kõik, aga ei ole Inglismaa ja Suurbritannia ja väga raske on tippinsenere sinna saada. Et inimesed lihtsalt ei ole nõus ära kolima isegi hea palga eest ja väidetavalt on see, et inimesed teevad ikkagi siis ka taustauuringut ja vähe sellest, et palk on hea, hinnad on ka head, kui sa töökohast välja lähed. On, väga hea. ja ilma naljata, et nad ongi täitsa dilemma ees, et mida teha, et äkki peaks tulevase Audi ühe osakonna ikkagi ümber kolima Suurbritanniasse, nii nagu tegelikult ka Mercedes ju osaliselt baseerub ikkagi Suurbritannias. Noh, tegelikult olgem ausad, on siis 3 võistkonda vormel 1 tänasel päeval, mis ei baseeru Suurbritannias. Need on loomulikult Ferrari, siis on see sama praegune Sauber, tulevane Audi ja endine Toro Rosso, Alfa Tauri, Viikarb, Visa, Cash App, Racing Bulls, F1 Team. Ja, RB. RB, jah. Et jah, Sauberi kohta veel see jah, et no ega käesolevast hooajast ei ole ka midagi väga optimistlikku oodata ja testimine oli pehmelt öeldes kesine, ega kumbki sõitja siin ülemäära ei hiilanud, läbitud kilomeetrid ka madalad, et kui sa siin küsisid, kumb eespool lõpetab, siis lõpuks võib olla, kumb skoorib 1 punkti ja kumb skoorib 0 punkti või siis kumb saab 12. koha mingil etapil ja kumb saab 11. koha, et tundub, et Sauber on selles mõttes ikka saab selle hooaja peksukott natuke olema, et mina küll ei näe siin mingit eriti positiivseid märke, et ma tahaks öelda, et Hülkenbergi kaua oodatud poodiumit vähemalt see hooaeg ei tule. Vähe usutav, jah? Sellega on 10 tiimi läbi võetud. Mis meil ootab ees? Jälle 24 etappi, nii-öelda rekordpikka kalendri kordamine. Arvestades seda eelmise hooaja teist poolt 4 tiimi, võtta üks nädalavahetus, teine, ükskõik mis tiim 4 võis võita. Kas me näeme nüüd hooaja algusest midagi sama? No tahaks väga loota, sest ütleme hea küll, need reeglimuudatused, mida me siin ette lugesime, ega need ei ole nüüd nii radikaalsed ju. Et ütleme põhimõtteliselt, mis autode ehitust puudutab, kõik see aerodünaamika teema ja jõuallikad, see on ju kõik samaks jäänud, et selles mõttes elu on ju näidanud seda, et kui reeglid selles osas püsivad aastaid muutumatutena, siis see rivi läheb koomale lihtsalt, läheb kokku, läheb konkurents tihedamaks, nii et selles mõttes mina usun küll, et see esiots saab olema erinev ikkagi erinevatel etappidel ja sellist peajagu ülekaalu kellelgi loodetavasti ei ole. Jah, ega testimisel ei olnud ka seda, et nüüd McLaren ongi täpselt, nad ei ole 50 ees kellestki, et need vahed on ka ülimalt väiksed ja täpselt vaadates seda sõitjate paari tugevust on ju, et Leclerc ja Hamilton Ferraris on ju nad võivad alustada siin McLarenit jahtides, aga nad on mõlemad nii head tippklassi sõitjad, et nemad ei anna mingil juhul alla, et nad hakkavad ka siin võitma, et Verstappen, Russell, kes see teab, äkki isegi Antonelli teeb seal ühe sähvatuse, on ju, et kõik on võimalik ja ma arvan küll, et meil mingit ühe tiimi või ühe sõitja ülekaalu siin kindlasti ei tule hooaja alguses. Ma arvan sama. Aitäh. Süva analüüs. Jah, aga muidu, mis siin hooaja jooksul veel võib huvitavaks kujuneda, on sõitjate turg selles mõttes, et see ei puuduta nüüd otseselt käesolevat hooaega, aga järgmisest aastast on ju nüüd lõpuks ametlikult kinnitatud, et Cadillac on 11. võistkond vormel 1 rivis ja sinna tahab nii mõnigi praegu ütleme, kas või ajutiselt kõrvale lükatud F1 piloot koha saada ja miks mitte ka mõni praegu aktiivne sõitja.
jah, ja räägitakse ju ka, et hädasti tahetakse just Cadillac'is mingi USA piloot oleks, on ju, et kes selle koha võtab, mis on Colton Herta on kõige rohkem läbi käinud nimi, aga no ega USA sõitjate turus on ka rohkem ju, et see Pato Award ja ta on küll mehhiklane, aga seal kasvab ka Kyle Kirkwood on peale kasvamas, noor ja kiire ja seal tekivad muidugi küsimused nende FIA nende superlitsentsi punktide ja asjadega, mida Colton Hertal ka veel koos ei ole. Aga jah, ma arvan, et põhimõtteliselt, kui nad vähegi läbi mõtlevad oma tegevuse Cadillac'i poole pealt, siis ma kahtlustan, et üks põhisõitjatest ei ole kindlasti ameeriklane, vaid on keegi kogenud, kes aitab kõigepealt seda projekti käima tõmmata sõitja poole pealt. Näiteks Bottas või keegi? Kuigi Bottasest on palju räägitud, julgen mina väita, et kuna selle Cadillac'i võistkonna pealik nüüd on minu meelest jätkuvalt Guan Yu Zhou manager, siis mina kahtlustan, et see on Guan Yu Zhou. Ja on ka ju räägitud, et nii-öelda võltsameeriklane või nii-öelda külalisameeriklane Daniel Ricciardo on suur lemmik sellele kohale ja kindlasti tasub ka F2-l silma peal hoida, et olgugi, et Aron ei sõida, aga vaatame, kes seal sähvatama hakkab, et mina kindlasti hoian silma peal selle, mis Dino Beganovic teeb, mis minu meelest on võib-olla kõige andekam käes oleva aasta F2 klassist. Ja üks, kui me räägime Põhja-Ameerika turust, Sergio Perez. Mehhiko rahad taga ja ei, need variandid on kõik võimalikud tegelikult. Okei, me siin Perezest räägime, mis me rääksime, aga tegelikult on ikkagi ülikogenud sõidumees. Ei kes see teab? Võib-olla oligi nii, et Red Bull lihtsalt ei sobinud, on ju, et uus tiim, uus algus ja mees on jälle oma Sauberi või Force India Hill aegades, et kõik võib juhtuda. Jah, tehnikasport, et niimoodi see käib, et veel kord kuulajatele teadmiseks, et sellest, mis sõidulistu sul istumise all on ja kuidas see sulle sobib, see mõjutab väga palju, et Hamiltoni näide on üks parimaid näiteid minu meelest. Kas need viimastel aastatel nüüd 7 korda maailmeister unustas sõitmise ära või? Pigem mitte. Täpselt nii, lihtsalt see auto ei sobinud. Ja nendel päevadel, kui sobis, oli jälle esimene või poodiumi lähedal, et selles mõttes täpselt, et klass on igavene. On midagi eelvaatus veel. Hetkel ei tule endal pähe. Ei, pikka aega ei ole selles võttes, juba ülehomme saab päris sõitu näha, et treeningud hakkavad pihta. Et teadmatus kaob ja siis hakkame juba päriselt tulemusi nägema, et õnneks enam ei pea üldse kaua ootama. Pühapäeva ennelõunal on selge. Ennelõunal on... juba hommikul on selge. Kell 6 hommikul meie ärkame pühapäeval vara ja mis teha, selline on see ise hakanud vormelifänni elu. Jah, nagu inglased ütlevad, et when the flag drops, the bullshit stops, nii et kui finišilipp on langenud, siis kõik see pullisõnnik on lõppenud ja järjestus on vähemalt esialgu paigas, kuigi tuleb rõhutada, et Albert Park ei ole tavapärane rada, selle järgi kaugel ulatuvaid järeldusi teha ei saa. Ja mina lisan omalt poolt veel nii palju, et ikka saab jälle küsimusi saata aadressile ringikäis@delfi.ee ja ma ei tea, ma arvan, et tõmbame kokku selleks saateks. On ennustatud väga palju, kes läbi, me ei tea. Sest et me ei tea. Me ei tea, see on tegelikult. Et jah, ma arvan, et tõmbame joone kokku. On teil midagi veel lisada? Lisame siis, kui etapp läbi on. Jah, täpselt. Ja mis siin ikka? Nii. Ei, mul ei ole midagi. Kell on 7:30, pikk päeval on natuke plähmerdame, nii öelge lõpusõnad, mõtlen ka ja siis kõll. Loodame väga, et tuleb ääretult põnev võidusõit ja pool rivi ei kao rajaperve esimeses kurvis. Jah, nad võivad sõidu jooksul kaduda niimoodi riburada pidi, aga jah, loodame tõelist põnevat lahengut ja loodame, et ka võib-olla natuke ilma taeta aitab välja ja tuleb mõni vähe vihmasem moment. Ja mina loodan Carlos Sainzi poodiumit. Seniks kõik head. Nägemist. Delfi vormel 1 podcast ringiga ees.